Ma ootasin issandat suure ootusega. Me täname Jumalat, et on võrratu aeg. Me ootame püha vaimu väljavalamist. Ka täna on päästepäev. Jumal on hea. Ja me tahame tänada teda. Tõuseme palveks. Kallis Isa taevas, me täname sind selle päeva eest, selle tunni eest. Me täname, et sina oled see sama eile, täna, igavesti. Me täname sind, et me võime sinu nime ülistada, kiita, kogudusena kokku tulla üle 2000 aasta. Sa oled ikka see sama, issand. Tänu sulle. Tänu sulle selle ootusaja eest, et kui kiriku aastas on taevaminemist ja 4 püha vaheline aeg, aga sina oled iga päev meie juures maailma ajast otsani. Issa, me täname, et sina ei ole piiratud kirikuhoonete ega traditsioonidega, aga sa võid tulla ka sellesse vanasse pühakotta ja tulla meie südametesse, tulla meie eludesse. Issand, me täname sind kõigi eest, kes täna on siia tulnud, kes jälgivad meid ka telekaamerate vahendusel oma kodudest. Me täname sind Sam Raju eest, kes oma abikaasa Amy ja väikese poja Wesleyga ja koos oma sõprade Külvi ja Voldemar Maisoviga on tulnud, et teenida meie kogudust. Me täname Inga Tingas eest ja selle võrratu ülistusansambli eest. Me täname igaühe eest, issand. Me tõstame su ette kõik Eestimaa kirikud ja kogudused, kus praegu sellel lõunatunnil on alanud või juba käimas Jumala teenistused. Kiituse tänu sulle, et sa oled hea. Me igatseme sind, Jeesus. Me igatseme sinu püha vaimu. Täida meid, puhasta meid, pühitse meid ja tee seda sina meiega, mida sina tahad. Meil on omad tahtmised ja soovid, aga las sündida sinu parim tahe. Seda me palume, Jeesus, sinu kallil ja pühal nimel ja õnnistame üksteist. Ja Jeesuse nimel, aamen. Sa võid öelda oma kaasas olevale, kõrval olevale kirikulisele tere tulemast, Jumal õnnistagu sind, ütle midagi head ja teretame üksteist, kasutame seda võimalust ja hetke ja siis me hakkame Jumalat ülistama, toome kiitust issandale. Kiida mu hing issandat, ütleb Jumala sõna ja kõik, mis minus on, tema püha nime. Kiida mu hing issandat. Enne veel, kui tõstan hääle, enne veel, kui avan suu, enne veel, kui laulan sulle, enne sünnib ülistus. Enne veel, kui tõstan käed ma, enne veel, kui kummardun, enne kõike Jumal näed, see on mu sees üks ülistus. Las mu süda sulle laulda, olles ärmel või kui muinun ma, las igas hinge tõmbes olla tänu sellest, et mind las mu süda sulle laulda, olles ärmel või kui muinun ma, las mu ohked tõusta sinu ette ja mu tänu las sulle kuuluda,
issand, tänu, et me võime vaadata sinu peale. Jätta maha kõik maise hetkel, mille peal meie silmad on võib-olla muredel, argitoimetustel. issand, me võime vaadata sinu peale, Jeesus. Me oleme tulnud siia selleks, et sinuga kohtuda. Et issand, anda see aeg täiesti sulle. Ja öelda, et Jumal, me vajame sind. Me vajame taas kohtumist sinuga, me vajame taas kohtumist ja taas pühitsust. Issand, tänu, et sina oled nii hea, sa oled alati kohal. Sa oled alati kohal meid ootamas. Ülistus Jeesus sinu nimele. Sind vajan ma, eesest rohkem veel, sind vajan ma. Kallivad sind peab, kui öelda saab. Ma igatsen mind su järele, sind vajan ma. Sind vajan ma. Eesest rohkem veel, sind vajan ma. Kallivad sind peab, kui öelda saab. Ma igatsen mind su järele, sind vajan ma. Rohkem kui kõike muud, rohkem kui laulu, rohkem kui enne suud. Siia tulla võib, su lähedal viibima ja tahan sul kuuluda, sest kõik endine on möödas ja kõik on uus. Sind vajan ma, eesest rohkem veel, sind vajan ma. Kallimaks sind peab, kui öelda saab. Ma igatsen mind su järele, sind vajan ma. Rohkem kui kõike muud, rohkem kui laulud, rohkem kui enne suud. Siia tulla võib, su lähedal viibima ja tahan sul kuuluda, sest kõik endine on möödas ja kõik on uus. Rohkem kui kõike muud, rohkem kui lauluud, rohkem kui enne suud. Mis siial tulla võib, su lähedal viibin ma ja tahan sul kuuluda, sest kõik endine on möödas ja kõik on uus. Sind vajan ma, eesest rohkem veel, sind vajan ma. Kallimaks sind peab, kui öelda saab. Ma igatsen mind su järele, sind vajan ma. Jeesus, sind vajan ma. Jeesus, sind vajan ma. Jeesus, sind vajan ma. Issand, las see lihtne palve
jõuda sinu trooni ette. Issand, kui see tuleb südamest, siis las see jõuda sinu trooni ette. Issand, ma vajan sind rohkem kui eile. Sinu peal, ma tulen risti alla ja ennast alandan. Mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri. Sinu peal, ma tulen risti alla ja ennast alandan. Mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri minu eest. Ma tõstan oma silmad Golgatale. Ma tõstan oma silmad ja tõstan oma käed. Sul tänu laulu laulan, kui vaatan sinule. Sul laulan, kallis päästja, sind tänan südamest. Ma vaatan Jeesus sulle, ma vaatan sinu peal. Ma tulen risti alla ja ennast alandan. Mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri minu eest. Ma tõstan oma silmad Golgatale. Ma tõstan oma silmad ja tõstan oma käed. Sul tänu laulu laulan, kui vaatan sinule. Sul laulan, kallis päästja, sind tänan südamest. Ma tõstan oma silmad Golgatale. Ma tõstan oma silmad ja tõstan oma käed. Sul tänu laulu laulan, kui vaatan sinule. Sul laulan, kallis päästja, sind tänan südamest. Sul laulan, kallis päästja, sind tänan südamest. Armu ja rahu teile, kallis kogudus. Loen täna teile Jumala sõnast Taaveti laulu, isegi 2 Taaveti laulu. Psalm 37 ja
salmid 1–11 ja siis ka salmi 103. Et need on meile õpetuseks ja julgustuseks. Ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi. Looda Issanda peale ja tee head, elama maal ja pea ustavust. Olgu sul rõõm Issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Anna oma teed Issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Ole vait Issanda ees ja oota teda, ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. Hoidu pahameelest ja hülga viha, ära ärritu, sellest tuleb vaid paha. Sest kurjad hävitatakse, aga kes Issandat ootavad, need pärivad maa. Natuke aega ja õelat ei ole enam, sa vaatad tema aset, aga teda pole kuskil. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Ja loen ka psalmi 103. Inga juba siin alustas siin paari reaga, aga ma loen teile tervikuna ette. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su ela hukatusest ja ehib sind heldus ja alastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed ja Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Tema ei riidel lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugele kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. Sest ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et oleme põrm. Inimese elupäevad on nagu rohi. Ta õitseb nagu õieke väljal. Kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tase ei tunne teda enam. Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad ja tema õigus jääb lastelastele, neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Issand on oma aujärgi kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki. Kiitke Issandat tema inglit ja vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält. Kiitke Issandat kõik tema väehulgad, tema teenjad, kes teete tema tahtmist. Kiitke Issandat kõik tema tööd, kõigis tema valitsuse paigus. Kiida mu hing Issandat. Õigeks saame usust. Aga eks me oleme nõdrausulised ja tänu Jumalale on ta meil oma sõnas andnud õpetust ja kinnitust ja tõotusi. Ja ma usun, et ei ole niimoodi, et kui taevaväravas Jumal vaatab, et sina oled siin usus nõder, et sina ei saa sisse, aga sina oled vägev usus ja et sina saad. Ma usun, et ta ei mõõda seal meie usku, sest kõik me oleme nõdrad. Piiblis on selgelt kirjas, kuidas usk ära mõõta. Jeesus ise ütles, et kui sul on uskus sinepiväkese sarnane palju, et siis ütled sellel mäel, et tõuse ja kukuta ennast merre ja võime ju pärast oma usu ära mõõta musumäe juures, aga ma arvan, et ega meil see värk väga hästi välja ei tule ja ka see muu asi ka see vee peal käimine, et eks me ole päris nõdrad. Aga tänu Jumalale ta on andnud meile oma sõnas tõotused ja hoidkem nendest kinni ja käigem tema sõna järgi. Ja ma usun, et ta on armuline alastaja ja võtab meid kõiki vastu ja tõuseme ja täname. Püha Isa, ma tänan sind selle eest, et sa oled meile oma sõna andnud, kus on nii palju tõotusi, millest kinni hoida ja õpetust meile siin maa peal käimiseks. Ja Püha Isa, ma palun ka, et kasvatame usku, kuigi me oleme nõdrad, me tahame olla sulle meelepärased, tahame olla sinu lapsed, kes käivad sinu järgi ja teevad sinu tahtmist. Ja tahame olla need, kes kiidavad sind, kes kogu aeg tõstavad pilgu sinu peale ja kiitus on meil kogu aeg suus. Jeesuse nimel, aamen.
Aitäh Jumala sõna eest. Teadetest nii palju, et meil on koguduse kuukavad. Oleme jõudnud juunikuusse. Maikuu on möödas ja varsti ka see kevad on möödas ja lõpevad ka meie aias ettevalmistustööd ja puhastustööd. Kellel on vaja veel maad ette valmistada, ohakaid välja tõmmata, siis seda tuleb teha nüüd, sest varsti hakkavad ohakad õitsema ja ka oma vilja kandma. Ja samamoodi on vaimuliku põllumaaga, et me vajame pidevalt puhastamist ja kui me tuleme Jumala kotta, siis tegelikult Jumala sõna on ka see, mis meid puhastab ja võtab ära umbrohu meie südamest ja hävitab selle. Ja täna me saame õige pea kuulata jutlust meie külaliskõnelejalt, kelleks on Sam Raju. Ta on tulnud koos oma perega ja vend Lilleoja metodisti kogudusest on olnud tema sõber ja tuttav ja maaletooja ja temaga kaasas on ka õde Külvi Maisov ja tema abikaasa Voldemar Maisov, et tervitame teid meie keskel. Ja pärast seda teenistust on viimast korda sellel hooajal siis kiriku kohvik ja see on siis kohe, nii kui koosolek lõpeb, sa võid tulla eespalvele, sa võid minna kohvikusse ja täna seda kohvikut viivad läbi meie koguduse vabatahtlikud õde Ülle Kääriku juhatamisel ja see on annetustega kohvik, et kui sina lähed, siis teed sellise annetuse ja siis võid võtta sealt, mis su süda kutsub. Ja see on lastelaagri, ehk siis laste pühapäevakooli laagri toetuseks täna. Ja õde Liis Borisenko on palunud ka tänada kõiki, kes sellel hooajal on aidanud pühapäevast pühapäeva kiriku kohvikut korraldada, seda läbi viia. See on olnud väga ülestõstev hooaeg ja me täname kõiki kummardusega. Ja nimeliselt on palutud tänada siis järgmisi kohvikupidajaid, kes on hooaja vältel kohvikut pidanud ja seda teinud suure pühendumisega. Ülle Käärik ja kogu pühapäevakooli meeskond, Inga Morozov ja kogu noorte meeskond, Elisabeth Tuuling ja tema kodugrupp ja kogu tema meeskond ja pere, Kaia Klementi ja tema meeskond, Kristiina Morozov ja noorte täiskasvanute ja siis N2 meeskond, Toivo Kleelia, Kätlin ja Rene perekondadega, Jaanika Kivvit ja tema perekond, Piret ja Lauri Liimand, Liivi Laos, Tauri Piir ja tema kodugrupi mehed, Üllar, Aleksander ja vanempastor Siim ja kõik, kes on kaasa aidanud, suur aitäh teile. Teeme neile suure aplausi. Jumala sõna ütleb, et tänage kõige eest ja olge tänulikud, nii et on põhjust tänada. Ja eelteade on ka, et 23. juunil on meil koguduse jaaniõhtu Hirvlis ja tänasest saab juba panna ennast kirja, kes tahavad tulla bussidega, et bussidega registreerumine algab siis järgmine pühapäev. Aga et siis pange juba omale kirja, et 23. juuni on jaanipäev. Koguduse noored on palunud teatada, et Oleviste koguduse noortelaager toimub 16. 20. juulini Marja talus Kiriku külas Valgamaal. Ja registreerimine on juba avatud onoored.ee kodulehel ja teade on siis selles, et soodusregistreerimine lõpeb 16. juunil. Et see on ka selline oluline teade, mis puudutab meie suve ja eelolevat aega. Ja täna õhtul, mis on siis kohe esimene väga oluline sündmus, on see, et me saame koguneda siin kõrval Maarja kabelis ja meil on apologeetika kursus, seminar
kus õpetabki meid Sam Raju ja teda tõlgib Allan Kroll ja on ka paneeldiskussioon, saab küsimusi esitada kella 4-st kella 6-ni, nii et kell 4:16 Maarja kabel on avatud kõigile, kes on huvitatud apologeetikast ja saada rohkem selle kohta teada. Apologeetika on väga oluline, juba apostel Peetrus oma 4 pühijutluses tegelikult kaitses kristlikku usku ja kõneles Jeesusest neile, kes olid selle vastu. Ja me loeme kogu Uuest Testamendist mitmeid apologeetilisi kõnesid. Ka esimärter Stefanos, tema kõne oli tegelikult apologeetiline, ta kaitses usku Jeesusesse. Ta põhjendas seda, et kes on Jeesus, miks me temast usume, mida Vana Testament temast kuulutab ette ja nii edasi, nii edasi. Et see on igal juhul väga oluline valdkond, ka just eriti praeguses ajas, kus kristlik usk on pandud väga suure rünnaku alla ja ka meie väärtused, mida me kaitseme, on pandud suure rünnaku alla. Nii et kui sa tahad saada sellist julgustust, võib-olla ka mõtteid, kuidas sina võiksid oma töökohal, oma koolis või selles keskkonnas, kuhu sind on pandud, rääkida vabalt kristlikust usust ja võib-olla ka sellised mõtteid, et millel on hea keskenduda ja mis on väärt, et kaitsta ja mis on väärt, et võib-olla mitte nii väga olla võitlev, et teha õigeid valikuid, et eristada olulist ebaolulisest, siis see seminar on sinu jaoks. Et ma väga julgustan teid tulema ja see on tasuta. Et see on väga eriline võimalus tulla ja õppida inimeselt, kes on oma elu sellele pühendanud selles valdkonnas. Neljapäeval 5. juunil 6:30 on palvekoosolek Maarja kabelis ja teenivad Liina Rahuoja ja pastor Teet Uuemõis. Reedel 6. juunil algab Oleviste kirikus piibli avalik läbilugemine. Ja pastor Ülo, kas sa saaksid kuidagi saata selle mapi? Mõni küsib, et mis see piibli avalik läbilugemine on. See on seesama, mida tehti juba Esra ajal Iisraelis, võeti Toora ja loeti avalikult Jumala sõna, Jumala seadust. Ja see on meil juba järjekorras 4. piibli läbilugemine. Esimene oli 2003. aastal. Ja kiriku trepikojas on selline suur kantsel, seal on suur piibel ja loetakse non-stop kella 8 hommikul õhtul kella 8 piiblit ja kõva häälega. See tähendab seda, et lugejad peaksid oskama lugeda. Jällegi oleme viimastel aastatel probleemi ees, et inimesed ei oska enam lugeda. Aga Jumala rahvas ja kristlased peaksid olema selles osas eeskujuks, et kui me ei oska lugeda, siis me õpime lugema õige diktsiooniga ja õige kõvadusega. See salvestatakse, aga siin on see graafik ja igaüks võib siis pastor Ülo Niinemägi juures panna oma nime kirja. Lugemine kestab pool tundi, siis mina näiteks võtsin pühapäeva hommikul, järgmise pühapäeva hommikul 1,5 tundi, et loen kella 8 9:30. Aga see ei ole probleem. Väga hea on lugeda Jumala sõna kõva häälega, valju häälega. Kiriku trepikojas, seal on pandud toolid, seal on kuulajad, inimesed astuvad läbi, turistid käivad. Et see on selline eriline aeg, kus me loeme piibli algusest kaanest kaaneni, Vana testamendi algusest Uue testamendi lõpuni läbi. Nii et pärast seda Jumala teenistust, kui pastor Ülo tuleb jälle sind nööbist keerama, nagu tal see kombeks on, ja tuleb su juurde, siis kasuta seda võimalust, et ennast sinna kirja panna. See algab
kell 12 järgmine reedel ja seal on ka mitmed tuntud avaliku elu tegelased, kes seda võimalust kasutavad, et eesti keeles lugeda piiblit, Jumala sõna. Ole sina ka siis nende hulgas. Ja 6:30 on noorteõhtu vanusele 12–20, see on Maarja kabelis. Ja noored täiskasvanud saavad veel kokku kuni jaanipäevani üleval kiriku noortetoas ka samal ajal. Aga see on selline palve ja Jumala otsimisele orienteeritud aeg praegu noorte täiskasvanute töös. Ja siis tuleb suvepaus ja sügisel juba siis noored täiskasvanud jätkavad uute plaanid ja uute kavadega. Järgmine pühapäev on esimene nelipüha. Kell 10 on Jumala teenistus, kus teenivad meid Raul Altmäe, pastor Heldur Kajaste, ühendkoor laulab Meeri Tedre juhatusel ja Kaie Kanti ja Urve Pihlaku juhatusel ja orelil Liina Rahuaja ja teenistust juhatab vanempastor Siim Teekel. Kell 12 on Jumala teenistus, kus meid teenivad Erki Jurman, Teet Uuemõis, Tuuliki Reintam ja pastor Ülo Niinemägi. Need on meie teated ja võimalused Jumalat teenida. Ja need kuukavad ei ole ka lihtsalt niisama. Siin need nimed, mis on kirjas, see on tegelikult nagu palvenimekiri, et sa saad iga õe ja venna eest palvetada, kes siia ette peab tulema või midagi ütlema või palvetama. Ja me vajame üksteise eest palveid. Väga, väga vajame. Ja ma olen nii tänulik ka kõigi eest, kes on minu pärast palvetanud ka selle sõjaväeõppuse ajal. Et see oli väga väsitav ja väga kurnav õppus, aga olen tänulik, et kõik läks korda. Jumal hoidis mitte ainult mind, vaid ka sõdureid ja kaitseväelasi suurematest õnnetustest. Ja me vajame üksteise kõrval. See ongi kogudus, see ongi, et me oleme perekond. Ja nüüd me tahaksime panna kokku korjanduse Jumala riigi töö heaks ja Paulus ütleb nii hästi, et Jumal õnnistab rõõmsat andjat. Et oleme tänulikud, et meie vajadused on olnud täidetud, et ka siin selles suures kojas on koristajad, on valvurid, on elekter, on soojus ja kõik, mis on vajalik, et kõik võiks toimuda, lastelaagrid, noortelaagrid, Jumala riigi töö, alfakursused, kodugrupid, et kiituse tänu kõige selle eest. Aga nüüd ma palun, et tulevad meie vennad Enno Pajanen, Raido Teekel, Harri Puskar ja Martin Kask ja need 4 venda siis aitavad võtta üles korjanduse. Sinu armeil õppehia, iga päev olen hoitud su käes. Hetkest, mil ma ärkan, kuni heidan magama, laulan ma Jumal sinu headusest.
täname kokku pandud andide eest ja nüüd võta vastu õnnistus, kes sa oled andnud. Õnnistus tuleb su kodu, su suvemaja, su elu, su tööde tegemiste peale, ülejäänud raha peale. Issand, ma palun õnnista seda andi, mis on koos, selle kasutamist, olevist ja koguduse tööd, kõiki kuulutust. Me palume, et täna sinu võimas käsi oleks venna peal Indiast ja me õnnistame kogu India rahvast. Palume sinu hea käsi saaks kätte meid täna ja valmistaks meid su kuningriigi jaoks. Ja me toome su ette ka palved, mis siia on tulnud. Siin on inimene, kes palub, kuule mind ja sina kuuled ja sina vastad. Issand, toome su ette inimeste appi hüüjud. Sina vastad. Ja palume õnnista igat ühtega koha peal, kus keegi on. Issand, palveid kuuldakse ja sina vastad. Ma toon su ette ka selle registri piibli lugemisel, et see saaks täis. Siin on veel ohtrasti tühje kohti. Kui meie loeme avalikult 4. korda piiblit, me igatsus on issand need lugemispooltunnid, pooletunnised latrid saaksid kõik täis ja kellegile pannakse veel südamesse osaleda, oma osaga, panna end kirja, õnnista neid. Issand, vasta palvetele koha peal. Palume rahu Jeruusalemmale, su äravalitud rahvale õnnistust. Seal me ootame pühavaimus langemist ülemises toas. Järgmisel pühapäeval on 4 püha. Ma palun täida juba praegu kõik pühavaimuga, kui me kuuleme sõna, mis on sinu käest. Issand, vasta ja tee head. Oma nime pärast, issand, tänu sulle. Nüüd on kõik sinu kätte antud ja me palume, et su kuningriik tuleks, su tahtmine sünniks. Aamen. Järgnevalt ma tahaks tutvustada tänast kõnelejat. Sam Raju on Engage Internationali asutaja ja president. Ta töötas mitu aastat Ravi Zachariase rahvusvahelises teenistuses rändkõnelejana või külalisjutlustajana mitmel pool. Ta on esinenud Põhja-Ameerikas, Euroopas, Austraalias ja Aasias ja ka väga erinevatel teemadel sõna võtnud, alates sellest, et kas Jumal on olemas, valu, probleem ja Jumala headus, tõde postmodernistlikus maailmas, Jumala kumulatiivne argument, lummatusest vabanenud ehk pettunud kultuuri kaasamine evangeeliumiga, miks on maailmas kannatused, kas teadus on Jumala ära matnud, palvedistsipliin, tähendus mõtte kaotanud maailmas, juhtimine killustunud maailmas ja Jeesuse Kristuse ülestõusmise ajaloolisus. Sellistel erinevatel apologeetilistel teemadel on siis Sam Raju kõnelenud ja sõna võtnud. Aga isiklikus võitluses haruldase ja agressiivse vähivormiga see on sütitanud temas huvi uurida igivana küsimust Jumalast ja kannatustest. Tema kirg, igal inimesel on oma kirg, siis Sammi kirg on jõuda inimesteni sõnumiga Kristusest ja näha neid kasvamas Jumala armastuse ja eesmärkide mõistmisel. Sam omandas psühholoogia teadusmagistrikraadi, mille järel ta astus rehabilitatsiooni psühholoogia doktori õppesse,
lootuses omandada doktorikraad neuropsühholoogias. Aga tema kasvav huvi apologeetika vastu viis Sammi Californiasse Biola kristliku ülikooli filosoofia magistrikraadi omandamisele. Ta on evangeelse filosoofiaühingu, Ameerika Filosoofia Assotsiatsiooni ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni liige. Aga meie jaoks kõige tähtsam on see, et ta on meie vend Kristuses. The most important thing for us is that Sam, you are our brother in Christ. Ja veelgi tähtsam, et sa oled isa ja abikaasa. The most important is that you are husband and father. But me oleme väga rõõmsad, et sind tervitada. We are very happy to greet you. It's a delight for me to be with you all this morning. See on eriti rõõmustav olla teiega täna siin. My wife and our 4-year-old son, we left the United States about 2 weeks back and have been traveling across Europe. Mina ja minu abikaasa ja 4-aastane poeg, me lahkusime 2 nädalat tagasi Ameerika Ühendriikidest ja oleme nüüd reisinud läbi kogu Euroopa. Speaking at several churches and universities. Rääkides erinevates kirikutes ja kogudustes ja ka ülikoolides. About a week back we were in Prague. Me olime nädal tagasi Prahas, Tšehhis. And I got to see the chapel where Jan Hus spoke. Ja mul oli võimalus külastada seda kabelit, kus kunagi jutlustas Jan Hus. And when Jan Hus spoke, there were about 3,000 people in attendance. Ja kui Tšehhi reformaator Jan Hus kõneles, siis oli teda kuulamas üle 3000 inimese seal. And he was skilled for his faith. Ja ta oli väga oskuslik kõneleja, kes suutis rääkida kristlikust usust. But before he was burnt at the stake, aga ennem seda, kui ta tuleridal põletati, it is said, ta ütles või on öeldud tema kohta, Hus in the local language back in the day it meant goose. Et tema nimi nagu tol ajal nagu tšehhi keeles oli nagu goose. And so Jan Hus said, et siis Jan Hus ütles, you may cook this goose now. Et te võite selle hane nüüd ära praadida. But 100 years later, God will raise a swan whose song you cannot silence. 100 years later. Yeah. Aga 100 aastat hiljem, say again. God will raise a swan whose song you cannot silence. Et 100 aastat hiljem Jumal äratab üles ühe luige, et teie põletate nagu mind kui hane, aga 100 aastat hiljem Jumal äratab üles ühe luige, kelle laulu te ei suuda vaigistada. So 100 years later, Martin Luther came on the scene. Ja täpselt 100 aastat, see oli prohvetlik sõna, täpselt 100 aastat hiljem tuli esile Martin Luther. And you have the Reformation. Ja algas reformatsioon. I was reminded of that story today. Mulle meenus see lugu täna. Because your pastor mentioned to me that this church was renovated about 7 years before the Reformation. Sest teie pastor rääkis sellest, et 7 aastat ennem reformatsiooni või reformatsiooni ajal sai valmis Maarja kabel ja seda kirikut renoveeriti sel ajal. It's an honor to be here and to worship the Lord with you this morning. See on sellepärast väga suur au olla koos teiega selles iidses pühakojas, kiita ja austada Jumalat sellel hommikul. As I was sitting here, I was reminded of the story that I heard several years ago. Kui ma siin istusin, siis mulle meenus veel üks lugu, mida ma kuulsin mitmed aastad tagasi. The story is told of a lady who shows up at church. See räägib ühest naisest, kes tõusis üles kirikus. And on this particular Sunday, a guest speaker was speaking at the church. Ja sellel konkreetsel hetkel oli külaliskõneleja rääkimas kirikus. So at the end of the service, the lady beelines for the speaker. Ja selle teenistuse lõpus see daam tõusis üles ja
goes to meet the speaker. ja läks, et selle kõnelejaga, jutlustajaga kohtuda. And she stretches her hand Ta sirutas oma käe välja out to the speaker and says, "Dear pastor, your sermon today reminded me of the love of God and the peace of God." ja ta surus soojalt selle jutlustaja kätte ja ütles, et jutlustaja, sinu sõnum täna tuletas mulle meelde Jumala armastust ja kõneles mu vastu. The pastor's heart was deeply touched by Ja- those words. ja pastori süda oli ka väga sügavalt puudutatud sellest tänusõnast. And as the pastor smiled, the lady blurted out, "Just like the love of God endures forever and the peace of God passes all understanding, your sermon today endured forever and passed all understanding." ja et see, mis te jagasite, see kõik ületas igasuguse tunnetuse ja see oli niivõrd tugevalt kogetav, et Jumala armastus nagu puudutas igalt poolt läbi ja lõhki. I'll make it a point to keep my sermon brief this morning for all of us. ma tahaksin teha selle tänase jutluse sõnumi nagu lühidalt sellise pointi esile tuua. As part of the ministry we do, Et osa sellest teenimisest, mida me teeme, we go into secular settings like universities. me lähme tavaliselt sellistesse uskmatutesse keskkondadesse nagu ülikoolid, kus on sekulaarne, mitteusklik keskkond. And we do what we call open forums, ja mida me teeme, on see, et me teeme avatud foorume, avatud vestlusi inimestega. where we are asked all sorts of questions. ja nendes avatud foorumites küsitakse meie käest igasuguseid küsimusi. In the last 10 years or so, the questions that we've been getting have changed quite a bit. Vabandust, ma ei kuule mitte midagi, mul siin on tohutu sahin, ma pean ära võtma selle. Et see tegelikult takistab mul. Mingi asi siin on tehniline rike, aga ma loodan, et nüüd ma kuulen paremini. ma ei kuule sellega, et see ei aita. Oh, in the past 10 years or so, earlier, like 10 years back, the questions we would get were questions on, if there is a God, why is there so much evil in the world? Põhiliselt need küsimused on ikkagi selles, et miks on nii palju kurja maailmas, kas Jumal üldse eksisteerib, kas Jumal on olemas, need on põhiküsimused. Is there any evidence for God's existence? Kas Jumal olemasolu kohta on mingisuguseid tõendeid? Those questions are still asked today. Ja neid küsimusi küsitakse ka praegu. But we get a lot more questions on sexuality, identity. Aga on hämmastav, et palju rohkem küsimusi on hakanud tulema seksuaalsuse ja identiteedi teemal. Is Christianity oppressive? Is Christianity good? Is Christianity intolerant? Kas kristlus on survestav või on ta tolerantne, et just seksuaalsuse ja identiteedi teemal? So there are lots of moral questions that we are asked in our day. Et on väga palju selliseid küsimusi, millele me peame just praegu vastuseid andma. So if you engage non-Christians today, Et kui sa puutud kokku mittekristlastega täna, and as you talk to him and listen to their questions and their objections to the Christian faith, you will notice et kui sa vestled nendega ja kuuled nende vastuargumente kristluse suhtes, siis te võite panna tähele, their questions are primarily moral in nature. et enamasti need küsimused on moraalsed oma olemuslikult. If there is a God who really cares about us, why doesn't he let us really enjoy our life? Et kui on olemas Jumal, kes meist hoolib meie eludest, et miks ta ei lase siis meil seda elu nautida? And as you listen to popular writers, Ja kui sa loed või kuulad populaarseid autoreid, they write a lot about these issues as well. siis nemad ka kirjutavad just eriti nendel teemadel. But one of the predominant stories in our culture Aga üks selliseid põhiliselt domineerivamaid teemasid meie kultuuris is what philosophers call the naturalistic worldview. on see, mida filosoofid kutsuvad naturalistlikuks maailmavaateks, In other- loodusteaduslikuks maailmavaateks. In other words, we are told that only physical things exist. Ja meile öeldakse seda, et asjad, mis eksisteerivad, on ainult füüsilised, materiaalsed. There is no afterlife.
ei ole olemas elu pärast elu. There is no God. Ei ole olemas Jumalat. There is no hell. There is no heaven. Ei ole põrgut, ei ole taevast. So if there is no God, Ja kui ei ole Jumalat, how do we find meaning and purpose in life? kuidas ma võiksin leida tähenduse ja eesmärgi oma elus? We look within for meaning and purpose. Sest me otsime kuidagi seda tähendust ja eesmärki nagu enda seest. Who defines what is right and what is wrong? Aga kes on see, kes defineerib või määratleb selle, mis on õige või mis on vale? If there is no God, we define what is right and what is wrong. Ja kui ei ole olemas Jumalat, siis ainsad, kes saavad defineerida seda, mis on õige või mis on vale, need oleme meie ise. We live close to Washington, D.C. Me elame väga lähedal Washington, D.C.le. So several years ago, I was driving into the city. Mõned aastad tagasi ma olin sõitmas nagu linna. And I came to a traffic stop. Ja ma peatasin auto siis ühe stoppmärgi ees. So I was stopped at the red light. Ja peatasin punase tule ees. And to my left, there were 2 left turn lanes. Ja minu kõrval oli siis veel 2 rida, mis pöördusid vasakule. And as we are all stopped, I'm looking out of the window because I've had a long, tiring day. Ja ma vaatasin lihtsalt autost välja, mul oli olnud väga pikk ja väsitav päev. And all of a sudden I see these fancy cars on my left whizzing past me. Ja ma nägin 2 väga sellist ägedat autot, mis nagu möödusid minust, kiutasid must mööda. So I look at the light, it's still red for me. Ja ma vaatasin, et et valgusfooris on punane, aga nemad panevad edasi. Apparently the light that for these left turn lanes had turned green, and I was not looking at that light. Ja ma ei vaadanud seda tuld, mis näitas neile, et rohelist tuld vasakpöördeks. So as I'm looking at these cars driving past me, I begin to wonder, am I moving or are they moving? Siis tekkis nagu selline illusioon, et vaadates nende autot enda kõrval, nende autosid enda kõrval tundus, et kas nemad liiguvad või mina liigun või kes seisab paigal või kes liigub. Have you been in a situation like that where you're on a train and the train is moving? Ja sul on olnud ka ilmselt seda sama kogemust, et kui sa oled rongis ja rong liigub. And you wonder, am I moving or am I really stopped? Or it could be a neighboring train that's going past the train that you are in, but you begin to wonder who is moving. Ja välja vaadates vaatad kõrval olevat rongi, vaatab, et kas see rong liigub või mina liigun või kes meist seisab või kes liigub, kuidagi ei saa aru. How do we know whether we are moving or not? Aga kuidas me saame aru, et kas me seisame paigal või me liigume? We look at a stationary object. Siis me peame vaatama ühte sellist paigal seisvat objekti. And with respect to that object, if we are moving towards that object or away from that object, we know that we are moving. Ja kui me suudame oma pilgu kontsentreerida ühele paigal oleva objektile ja näha, et kas me liigume selle suunas või kaugeneme sellest, siis me saame aru, et kas me tegelikult seisame või liigume. God is that transcendent point of reference who is unmoved. Jumal on selline transcendentne või selline väga selge paigal olev objekt, mis ei liigu ja mille suhtes me saame ennast kuidagi määratleda. If God does not exist, kui Jumalat ei eksisteeri, then there is no objective right and wrong. Siis ei ole tegelikult olemas objektiivset õiget ega valet. We decide what is right and what is wrong. Siis on see, et meie otsustame seda, mis on õige ja mis on vale. If there is no God, there is no immortality. We will all die and that will be the end of our story. Ja kui ei ole Jumalat, siis ei ole ka surematust ja me lihtsalt sureme ja kogu lugu ongi läbi. So if there is no God, what should we do? Ja kui Jumalat ei ole olemas, siis mida me peaksime tegema? Live our life the way we want to live. Elama nii nagu sellisel viisil, nagu me tahame elada. Do whatever brings you happiness. Teha mis iganes tooks meile õnnelikkust. But if there is a God, aga Jumal on olemas. It's a different story. Ja see on väga erinev lugu. So we live in a culture that is materialistic, which tells us there is no God, therefore live your life the way you want to live. Ja meie elamegi sellises ühiskonnas ja sellisel ajal, mis kuulutab, et Jumalat ei ole olemas ja kuna Jumalat ei ole olemas, siis ela täpselt sellist elu, nagu sa ise tahad. You are in charge of your life.
aga sa vastutad oma elu eest. You determine your destiny. Sa määratled oma saatust. So you can either live your life as if today is all there is and enjoy it to the fullest. Ja sa võid elada oma elu nii, nagu see täna on ja nautida seda täielikult. With no regard for tomorrow because tomorrow is uncertain. Ja mitte mõeldes homsele, sest homne on täiesti ebakindel. But in stark contrast, the biblical worldview is radically different. Aga kui natukenegi vaatad nüüd piiblisse, siis näed, et piibelik maailmavaade on kontrastselt teistsugune. So we live in a materialistic culture. Nii et me elame materialistlikus kultuuris. We live in a culture that emphasizes that morality is relative. There is no objective morality. Ja me elame sellises kultuuris ja arusaamises, mis ütleb, et kõik on relatiivne, So suhteline. you live as you please. Ela nii, nagu sulle meeldib. We are told that all religions are equally true, so you can follow whatever religion you want to. Ja uskude kohta öeldakse ka, et kõik usud on võrdsed ja sa võid ükskõik millise usu nendest valida. So we live in a pluralistic society. Et elame ka pluralistlikus ühiskonnas. How do we live as faithful, God-honoring Christians in a materialistic, religiously pluralistic, immoral society? Kuidas me võiksime elada Jumalat taustavate kristlastena pluralistlikus, ebamoraalses, vaadete paljususes ja relatiivses ühiskonnas? I want to draw your attention to 1 Peter this morning. Aga täna hommikul sellel teenistusel ma tahaksin juhatada teie tähelepanu 1. Peetruse kirjale. Peter is writing to churches in Asia Minor. Apostel Peetrus on kirjutamas seda kirja Väike-Aasia kogudustele. Christians scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Bithynia and Pontus. Kristlastele, kes olid hajutatud väga erinevates piirkondades, Pontuses, Bitüünias ja kõik need Väike-Aasia piirkonnad, mida ta just nimetas. They were a small bunch, a small group of marginalized people. Et need olid üks väike osa, need kristlased, nagu üks väike inimgrupp selles Väike-Aasia suures ühiskonnas. They were an ostracized bunch. They were isolated from the rest of society. Nad olid naeruvääristatud, tagakiusatud, nad olid selles ühiskonnas ka nagu sellised eksemblarid. And so if you look at Roman society of the day, Ja kui vaadata selle aja Rooma ühiskonda, it was not much different than our society today. see Rooma ühiskond algkristluse päevil ei erinenud väga palju meie tänapäeva ühiskonnast. You could worship any god you want to worship as long as you worship Caesar too. Siis Caesar, the king, ja. the Roman Sa emperor. võisid kummardada ükskõik millist jumalat nii kaua, kui sa kummardasid ka Rooma keisrit. So it was a religiously pluralistic society. Täpselt samamoodi oli religioosselt pluralistlik ühiskond. And it was an immoral society because the elite in society, the elite men had freedom to have sexual relationships with anyone they wanted to. Ja see oli ka väga ebamoraalne ühiskond, sest Rooma eliidis oli levinud homoseksuaalsus. Mehed võisid seksuaalselt välja elada väga vabalt, ükskõik kellega oma seksuaalseid vajadusi. They practiced infanticide. Infanticide. So girls, babies, baby girls, if they didn't want it, or disabled children, they would leave them out in the public street to die. Nad praktiseerisid seda, et nad nõrgad, kõik, kes olid kuidagi vigased, lapsed, nõrgad, need kõik tegelikult heideti tänavale, nende eest ei hoolitud. So Christians were an isolated bunch because they disagreed with Roman culture from top to bottom. Ja kristlased väga selgelt nagu eristusid ja nad olid selline nagu vähemusgrupp, kes väga selgelt eristus ja nad ei kuidagi selle Rooma kultuuriga, nad ei läinud nagu kaasa.
For in 1 Peter 4:3, Peter picks up on this. He says, "For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. They think it strange that you do not plunge into them in the same flood of dissipation." What's first? 1 Peter 4:3 and 4. jah. Ja Peetrus ütleb Peetruse esimese kirja 4. peatükis salmid 3-4, sest sellest on küllalt, et teil möödunud aeg kulus ära paganate tahte täitmiseks, kui te elasite lodevuses, himudes, viina joomises, öistes olenguis, jootudes ja jõledais ebajumala teenistustes. Nemad võõrastavad seda, et teie nendega ühes ei jookse, samas lodeva elu voolus ning pilkavad teid. So Peter is drawing a contrast between Christians of the first century and Roman society at large. Nii et Peetrus toob väga selgelt esile kontrasti, selle erinevuse tolleaegsete kristlaste ja Rooma ühiskonna vahel. You are unlike them in every aspect. Te olete täiesti teistsugused neist igas aspektis. No wonder you're isolated and ostracized. Et mis sellest, et te olete isoleeritud ja teid on naeruvääristatud. So as Peter writes this letter, this is what he says. Et see oli just see, mida Peetrus mõtles, kui ta seda kirja kirjutas. He writes to God's elect and strangers in the world. Ta kirjutab Jumala valitud ja võõrastele selles maailmas, kelleks kristlased nagu on. There is a mix of these descriptions of like strangers, exiles, and God's chosen people. Et see on nagu side, et on Jumala valitud inimesed ühelt poolt ja teiselt poolt te olete nagu selles maailmas, selle maailma keskel. Dear brothers and sisters, Head vennad ja õed, if the world doesn't disagree with you, kui maailm ei nõustu teiega if the world doesn't hate you, ja kui maailm ei vihka teid, I wonder if you are living the Christian life and walking the Christian walk. siis ma mõtlen seda, et kas te ikkagi päriselt elate kristlikku elu ja järgite Jeesust. Do you feel at home within the body, within the church, and do you identify with Christians in the first century who lived as strangers in a Roman society that was so antithetical to the Christian Kas te faith? tunnete, et koguduses ja kristlasena elades selles ajastus, et kas te tunnete, et midagi sarnast, mida esimese sajandi kristlased tundsid? If you feel ostracized in your workplace, Kui te tunnete, et olete kuidagi naeruvääristatud oma töökohal, I want to remind you what Peter reminded the church in the first century. You are God's chosen people. siis ma tahaksin teile meelde tuletada täpselt seda, mida Peetrus tuletas meelde oma aja kristlastele, et te olete Jumala valitud rahvas. You are a royal priesthood and a holy nation. Te olete kuningrik, preesterkond, püha rahvas. You are God's elect. Te olete Jumala valitud. So as he's writing to the persecuted church, he's reminding them of who they are and whose they are. Ja kui ta kirjutab kirja tagakiusatud kogudusele, siis ta tegelikult tuletab neile meelde, et kes te olete ja kust te olete võetud, kust te olete valitud. And secondly, we read in 1 Peter chapter 1, verse 3, he writes, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ." Ja esimeses Peetruse kirja esimeses peatükis salmis 3 ta kirjutab, kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa. The tone is not a sad tone, but it's a very celebratory, joyful tone. Et Peetruse toon selles kirjas ei ole üldse kuidagi mingisugune kurv või masendunud, vaid pigem rõõmus, ülistav, kiitev. He says, as Christians, there is reason for us to praise God. Et meil kui kristlastel on väga palju põhjust ülistada Jumalat. Even when we are ostracized and persecuted and isolated in culture.
isegi kui me oleme tagakiusatud ja naeruvääristatud ja isoleeritud selles kultuuris, mille keskel me elame. He says, praise be to God who has given us a new birth into a living hope. Ütleb, et kiidetud olgu Jumal, kes meid on uuesti sünnitanud ja andnud meile elava lootuse. We have a living hope. Meil on elav lootus. And he says this is grounded in a historical event, the death and the resurrection of Jesus Christ. Ja ta ütleb, et see elav lootus toetub ajaloolisele sündmusele, Jeesuse Kristuse surmale ja ülestõusmisele. Ours is a certain hope. Nii et meil on kindel lootus. It is tethered to a historical event, the death and resurrection of Jesus See lootus Christ. on üks varras või selline kindel asi ehituses, et see on nagu sisse vajutatud Jeesuse Kristuse ristisurmasse ja tema ülestõusmisesse. If Jesus rose from the dead, we who believe in him will also rise from the dead. Et kui Jeesus Kristus tõusis surnuist üles, siis ka meie, kes me usume temasse, tõuseme samamoodi surnuist üles. If Jesus rose from the dead, he will come as he promised. Ja kui Jeesus tõusis surnuist üles, siis ta tuleb täpselt samamoodi tagasi, nagu ta tõotas. And Jesus said, I go so that I will prepare mansions for you and I'll come back to gather my people to himself. Jeesus ütles, et ma lähen teile asemeid valmistama ja valmis seadma seda, et kutsuda ja tõmmata teid ja koguda teid kui oma rahvast jälle enda juurde. So if Jesus rose from the dead, our future is bright. Ja kuna Jeesus tõusis surnust üles, siis meie tulevik So on helge. what Peter is telling Christians who are persecuted is look back into this event in history of what God has done for us in Christ Jesus. Ja see ongi Peetruse sõnum nendele tagakiusatud kristlastele, et vaadake tagasi sellele ajaloolisele sündmusele, mida Jeesus Kristus on teinud meie eest. And be certain of your bright future tomorrow. Ja olge kindlad oma helges tuleviku lootuses. We live in the in-between of what God has done for us in Christ Jesus and what God is preparing for us in glory. Et me elame nagu sellel vahepealsel ajal, kus me näeme, et seda, mida Jumal on teinud Kristuses meie eest minevikus, aga see, mis meid ka veel ootab ees. In 2014, Aastal 2014 I was diagnosed with a very rare and aggressive form of cancer. ma sain väga raske ja haruldase vähidiagnoosi. And I wasn't sure if I would make it. My chances of survival were only 20%, meaning 80% I'd be dead and gone. Et minu võimalused ellujäämiseks olid 20%, 80% meditsiiniliselt ma pidin valmistuma surmaks. I remember praying to God, asking for healing. Ja ma mäletan, et ma palvetasin Jumala poole, et Jumal võiks mind tervendada. But I was reminded that if God heals me, what I'm asking God to do is, Lord, restore me to complete health in this life. Aga mulle meenus ka see, et kui ma nagu palvetasin, et kui Jumal mind terveks teeb, et siis ta teeks mind täielikult terveks, et ta taastaks mind täielikult. But I was reminded if God does not grant my request in prayer to be restored to complete health, Aga mõtlesin ka, et kui Jumal ei vasta sellele palvele, et ma võiks saada täielikult terveks ja ma saaks täielikult taastatud, as a Christian, I will be restored to complete wholeness and health in glory. siis ma teadsin seda, et ma saan tegelikult täiesti terveks ka siis, kui ma suren selles Jumala aus, mida ma kohtan siis, kui ma suren. So either way, it would be a miracle. Ja ma teadsin, et ühel või teisel viisil see on ime, et kas ma saan siin maisuses terveks või saan taevas terveks. Igal juhul oli see minu jaoks ime. And I would sing songs that would go something along these lines. Ja et ma you would... I would sing songs that go something along these lines. Ja et ma laulaksin mingit sellist laulu, mis oleks midagi sarnast. What a day that will be. Mis päev siis toimuks või mis siis oleks sellel päeval? When my Jesus I shall see. Kui Jeesus, keda ma näen. When I look upon his face. Kui ma vaatan tema näkku. The one who saved me by his grace.
siis on see, kes mind päästis oma armu läbi. What a day, what a glorious day. Milline that päev, will be. milline armuline päev, auline päev. My friends, for the Christian, your best life is not now. Our best life is yet to come. Armsad sõbrad, meie paremad päevad ei ole praegu, vaid meie paremad päevad on need, mis tulevad. And that is why the disciples and the early apostles kept reminding Christians over and over again, our Lord is coming back in glory. See oli see, mida kogu aeg algkristlased meelde tuletasid, apostlid meelde tuletasid, Peetrus meelde tuletasid, et meie auline elu ja see parem aeg on tulemas. Jeesus on tagasi tulemas. And they call on Christians to live their life today in the light of eternity. Ja sellepärast nad kutsusid elama kristlasi nagu olevikus, selles igaviku perspektiivis, igaviku valguses. John, writing from the island in Patmos as he was, in exile, Apostel Johannes kirjutas Patmose saarel, kus ta oli eksiili viidud, kus ta oli vangistuses. Do you know how the Bible ends as John ends that book? Kas te teate, kuidas Piibel lõpeb, kuidas Johannese ilmutuse raamat lõpeb? He ends with a prayer, come Lord Jesus, come quickly. See lõpeb palvega, et Jeesus, tule ruttu, tule. If you have a broken body, kui sul on haige keha, murtud ihu, if your heart is aching, kui su süda on valu täis, if you are facing isolation and persecution on account of Christ, kui sa oled kogemas üksijäetust, isoleeritust, tagakiusu Jeesuse pärast, may I remind you what the Apostle Peter reminded the first century church. Las ma tuletan sulle meelde seda, mida apostel Peetrus tuletas meelde esimese sajandi kogudusele. Dear God's elect chosen people. Kallid Jumala valitud strangers, exiles in this fallen world. Kõik, kes te olete otse kui eksiilis, kes te olete võõrad selles maailmas. Look at what your God has done for us in history in the person of Jesus Christ. Vaadake sellele, mida Jumal on teinud ajaloos oma poja Jeesuse Kristuse läbi. And look at what he is preparing for us in the future. Ja vaadake sellele, mida Jeesus Kristus on teie jaoks ette valmistamas teie tuleviku jaoks. And live your life in the present with eternity in focus. Ja elage seda praegust elu sedasi, et teil on igavik teie fookuses. And if you do, ja kui me seda teeme, then the Bible says we can be a people who knows incredible, unspeakable joy, because Peter writes, in this we greatly rejoice. Sest siis Piibel ütleb seda, et me võime saada kogeda kirjeldamatuid rõõme ja seda Jumala ligiolu, mida ei ole võimalik sõnadesse panna. Christians ought to be a rejoicing people because they know what is ahead for them. Ja seda rõõmu, sest et kristlased on need, kes peaksid ja saaksid kogeda seda tõelist rõõmu, mis on meid ees ootamas. Let me close with the words of Richard Baxter. Las ma lõpetan Richard Baxteri sõnadega. He wrote these words and I've made this my own, so to speak. Ta on kirjutanud selle niimoodi, nagu ma tahaks ise neid samu sõnu rääkida. Lord, it belongs not to my care whether I live or die. Lord, it belongs not to my care whether I live or die. To love and... Issand, see ei ole minu meelevallas, kas ma elan või suren. To love and serve thee is my share, and this thy grace must give. Minu osa on armastada ja teenida sind ja see on sinu arm. If life be long, I will be glad. Kui mu elu kestab kaua, ma olen rõõmus. That I may long obey. Siis ma võin lihtsalt kauem kuuletuda sulle. If life be short, why should I be sad? Aga kui elu on lühike, miks ma peaksin kurvastuma? To welcome endless day. Selleks,
et tervitada lõputut päeva. Christ leads me through no darker rooms. Kristus juhib mind mitte läbi pimeda ruumi. Than he went through before. Ta viib mind läbi sealt, kus tema on ennem läbi käinud. He that unto God's kingdom come. Tema, kelles Jumala kuningriik tuleb, Must enter by this door. peab sellest uksest sisse minema. I shall end my sad complaints Ma lõpetan oma kurvad kaebamised and weary sinful days ja patused päevad, vaevatud päevad and join with the triumphant saints that sing my Savior's praise. ja ma ühinen võidukate pühadega, et laulda oma päästjale kiitust. My knowledge of that life is small. Minu teadmine sellest elust on väga väike The eye of faith is dim, ja ususilm on ka imepisike, but it's enough that Christ knows all, aga see on küllalt, et Kristus teab kõik and I shall be with him. ja mina saan olema koos temaga. If life be long, Kui elu on pikk, I shall be glad siis ma olen rõõmus that I may long obey. ja ma saan kauem olla Jumalale kuulekas. If life be short, why should I be sad? Aga kui elu on lühike, miks ma peaksin olema kurb? To welcome endless day. Selleks, et tervitada lõputut päeva. What a hope. Milline lootus. And that is a hope that we as Christians have because Jesus rose again. See on see, mille pärast meil kristlastel on nii palju lootust ja nii palju rõõmu põhjust, sest Kristus tõusis surnuist üles. He said, I have come Ta ütles, et ma olen tulnud, to give you life and life in abundance. et anda teile elu ja elu ülirohkesti. Notice he didn't say a life of abundance, but a life in abundance. Et pange tähele, et ei ütle mitte, et elu ülirohkelt, If this world vaid is ülirohkesti. If this world is all there is, happiness consists in attaining more and more of wealth and material possessions. Et kui selles maailmas nagu õnnelikkus on orienteeritud sellele, et ma saan rohkem ja rohkem ja rohkem mingeid omandusi või omada midagi. If only physical things exist, happiness consists in acquiring more of physical material wealth. Et kui siis niimoodi võtta, siis peaks kõik need füüsilised asjad ja materiaalsed asjad peakski olema need, mis meid tegelikult õnnelikuks teevad. We have a 4-year-old son, Meil on 4-aastane poeg and I'm sure you would relate if you have kids. ja ma usun, et te kõik mõistate, kellel on lapsed, saate aru. For their birthday, my wife wraps a gift and gives it to him. Kui lapsel tuleb sünnipäev, siis mu abikaasa pakib selle kingituse, et lapsele üle anda. At first, he's so captivated by this wrapping paper because it's glittery. Ja kui mu poiss avab seda kingitust, siis ta on alguses nii haaratud sellest kingipaki avamisest, paberi ümbert ära võtmisest. The sparkle and glitter catches his eye that he is holding on to this, you know. Ta pilgus on selline sära ja rõõm, kui ta seda põnevus, kui ta seda kinki avab. And then his interest in the wrapping paper soon disappears, that he insists that the gift be opened now. ja selle paberi vastu kaob tal huvi väga ruttu, sest tema eesmärk on võimalikult kiiresti see paber sealt kingituse ümbert ära rebida, ära tõmmata, et jõuda selle päris objektini. And then he sees this beautiful picture of a car on the box and he's loving that picture. He's enjoying that and taking it in. Ja kui sealt selle kingituse paberi seest avaneb karp, kus ilmselt sees on auto, sest auto pilt on seal peal. But his interest in the picture soon gives way and he's like, open it. Aga ka tema huvi selle autopildi vastu üsna ruttu kahaneb, sest ta tahab jõuda läbi selle karbi sinna sisusse. And then we open the box, give him the car, and he's happy for the next 2 days. Ja kui ta selle karbi avab ja saab selle auto sealt kätte, siis ta on nii õnnelik selle auto pärast 2 päeva. This new car is his world. See uus auto on tema maailm.
Then he loses interest in this new car. He wants another car. ja siis 2 päeva pärast ta kaotab huvi selle uue auto kingituse vastu ja ta juba vaatab järgmist autot. Adults are grown-up kids. Aga täiskasvanud on täiskasvanud lapsed. We dream of a Suureks kasvanud car. lapsed. We dream of a car. We say, all right, I want that car. Ja me unistame autodest ja ütleme, et ma tahan seda autot. Finally, you get that car. Ja siis, kui sa saad selle auto And then 6 months down the road, you see your neighbor's car and say, I want that car. ja oled 6 kuud sõitnud selle autoga, siis vaatad juba naabri oma, tal on parem. I want that house, I want that job, but our interests in all of these material things won't last long. 6 months down the road, we want something else. ma tahan seda maja, ma tahan seda autot, aga 6 kuu pärast on meie huvi juba täiesti sealt kadunud. What does it tell us? Aga mida see räägib meile? Nothing in this world Mitte midagi selles maailmas can completely satisfy us. ei saa meid lõplikult rahuldada. Nothing in this world can fill us. Mitte miski selles maailmas ei saa meid täita. And that is why C.S. Lewis said, Ja see on see, mida Clive Staple Lewis ütles. if there is a desire within you Kui sinu sees on mingi soov, igatsus, that nothing in this world can satisfy, mida mitte miski selles maailmas ei suuda rahuldada, could it be that you were made for another world? kas see ei või olla põhjus selles, et sind on loodud ühe teise maailma jaoks? And that is why Jesus said to the Samaritan woman, Ja see on see, mida Jeesus ütles Samaaria naisele. the water from this well will make you thirst again. See vesi, mida siit kaevust jood, see ei rahulda sinu janu. But the water I give will Aga see banish vesi, mida mina thirst. sinule annan, saab sinu sees veeallikaks. It will banish thirst. Ja mis rahuldab janu. You will thirst no more. Ja siis sa ei janun enam mitte. Christ alone can fulfill you, satisfy you. Kristus ainsana saab rahuldada ja täita sind. He promises us abundant life and he promises to come and take us home. Ta tõotab sulle ülirikkaliku elu ja igavest elu tema taastulekul. He himself will wipe every tear Tema tuleb ise ja pühib ära iga pisara sinu silmist. and we shall live joyfully all of eternity in the presence of our Lord. Ja me võime elada rõõmsalt ja olla igavesti koos oma issanda ligiolus. What a beautiful picture of heaven that we from different nations and cultures and languages get together to sing the Lord's song here on earth. Milline võrratu ilu on selles, et erinevatest keeltest, kultuuridest, rahvastest me võime tulla ja laulda kiitust issandale siin maa peal. But one day people from every tongue, every tribe, every nation Aga will tuleb gather aeg, around the kus throne. iga keel, iga suguharu annab au issandale. And we shall in unison cry out, worthy, worthy, worthy is the Lamb that was slain. Ja me laulame unisoonis seda, et väärt oled sina, Jumala tall, vastu võtma au ja kiitust. And this is a foretaste of what is to come. Ja see on eelmaitse siin sellest, mis on tegelikult tulemas. Strangers, aliens, God's chosen people. Võõrad ja majalised, aga ometi Jumala valitud In rahvas. his great mercy, he has given us a new birth Tema suures armus oleme saanud uuesti sünni into a living hope elavasse lootusesse through the resurrection of Jesus Christ from the dead läbi Jeesuse Kristuse surnuist üles tõusmise and into an inheritance that can never perish, never spoil, nor fade. oleme saanud ligi pärandile, mis kunagi ei hävine, mitte kunagi ei rikne. In this we greatly rejoice. Selles me rõõmutseme. May the Lord bless you and keep you. Issand õnnistagu ja hoidku teid. Would you pray? Would you pray? Yeah. Our gracious and loving Father, Meie armuline ja armastav Isa, as our heads are bowed before your throne,
kui meie pead on langetatud sinu trooni ees. We are grateful that you chose us from different cultures and nations. Me oleme nii tänulikud sulle, et sa oled valinud meid erinevatest kultuuridest ja rahvastest. As your people. Olemas sinu rahvas. You are our God and we are the people of your pasture. Sina oled meie Jumal ja meie oleme sinu rahvas, sinu kari. Thank you for the eternal, unfailing love that täname sind sinu igavese, erilise, võrratu armastuse eest. That you have shown us in giving your only son for us. Selle armastuse eest, mida sa oled meile näidanud oma poja Jeesuse Kristuse läbi. Thank you for the hope that is ours, secured by the death and resurrection of our Lord. Tänu selle lootuse eest, mis on meile taganud lootuse üles tõusmisesse ja Jumala ligiolu ja tema väesse. Thank you that though we are unfaithful, you are faithful. Tänu sulle, et isegi kui meie ei ole olnud ustavad, oled sina ometi ustav. You are a God who is great and you are a God who is perfectly good. Sa oled Jumal, kes on suur ja täiuslik. Abounding in love, slow to anger, rich in mercy. Oled rikas armust ja heldusest. Lord, we pray again this morning. Ja sellel tunnil me palvetame taas. That as we face challenges from the world out there. Et kui me seisame silmitsi selle maailma väljakutsetega. Help us be a people of courage and live with conviction, living our present in the light of eternity. Aita meil olla julged ja täidetud sinu armuga ja tarkusega, et elada selle maailma keskel ja olla sinu tunnistajad. I pray for this great congregation, your people here in Estonia. Ma palun selle koguduse eest siin Eestis. I pray that you would bless them abundantly. Ma palun, et sa õnnistaksid neid rikkalikult. That they will shine forth the gospel from this place. Särada evangeeliumi, jagada evangeeliumi selles paigas. To the ends of the earth. Kuni maailma otsani. In Jesus Christ's matchless name. Jeesuse Kristuse imelisel nimel. Amen. 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 Aitäh. Thank you, Brother Sam. Teeme suure aplausi. Ja me saadame ka tervitusi. We send greetings to Virginia, wherever you go, from Estonia, from Estonian Christians. Hallelujah. Ja me loodame siis täna õhtul saada osa apologeetika seminarist ja nüüd on niimoodi, et me ülistame Jumalat ja koosolek on lõppemas. Kellel on autod pargitud hoovi, siis palun liigutame neid autosid ka ja kes tahavad kohvikusse tulla, tere tulemast kohvikusse ja naudime seda aega koos Jumalaga veel. Meil on üks ülistuslaul. Aitäh. Aitäh ülistajad ka. Vaid üksi su lähedal ma kaitset leida võin. Mu lootus sa, kes juhid mind, su ees ma põlgitan, sest leidnud, et mind ootab.
Võtame vastu Jumala õnnistuse. Me issanda Jeesuse Kristuse arm. Ütleme ka seda üheskoos. Me issanda Jeesuse Kristuse arm. Jumala, meie isa armastus. Jumala, meie isa armastus. Ja püha vaimu osadus. Olgu ja jäägu meie kõikidega. Olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen. Aamen. Ütle oma sõbrale, et Jumal armastab sind.